Tere! Täna tutvustan ma ühe töölehe loomist GeoGebras. Ja see tööleht asub minu ühes raamatus. Selle raamatu nimi on Statistika ja tõenäosus põhikoolis. Siin raamatus on siis grupeeritud ülesanded teemade järgi. Meie vaatleme täna teist teemat, on arvude aritmeetiline keskmine. Siin me näeme, et on 5 erinevat töölehte. Nendest meie vaatame täna seda esimest ehk 2–5 arvu aritmeetilise keskmise leidmist. See on selline tööleht, kus õpilane tegelikult ise midagi sisestama ei pea, vaid ta saab uurida, kuidas siis arvude aritmeetilist keskmist leitakse. Siin on meil hetkel 2 arvu, aga me saame seda siit liukurist muuta, sikutades seda siia paremale, ehk maksimum on siin 5 arvu. 2–5 arvu aritmeetilist keskmist uuritakse sellel töölehel. Arvud ise on siis väärtusest 0–100. Arvude väärtusi saab muuta siit liugurist ja liugur, sellele vastav arv ja vastav joondiagramm on kõik ühe värviga ja lisaks on sama värviga ta kujundatud ka siin valemis, et lapsel oleks kerge seda kõike jälgida. Arvuväärtus saime siis muuta siit liugurist ja saame siit sisendväljast ka muuta. Paneme siia näiteks väärtuse 12, vajutame Enter ja automaatselt muutus. Nüüd siin diagrammil kujutatakse ka veel keskmist, kas siis vertikaalse joonena või siis horisontaalse joonena. Nii nagu on hetkel mugavam ja vajadus. Siin all, kui me kerime allapoole, on ka 2–5 erineva päeva keskmise temperatuuri uurimine. Ehk erinevus on selles, et arvud lähevad ka negatiivseks ja siis on see diagrammi ala ka vajalik natukene muuta. Nende 2 all on siis ka juhend, PDF-i juhend, kuidas seda kõike teha. Seda on võimalik siin avada kõrval või siis siin samas aknas, kui sa otse peale vajutad, avab ta samas aknas. Nii, tuleme tagasi. Kui sa võtad parem hiireklõps ja avada uues aknas, siis ta tuleb see PDF-i juhend uues aknas lahti. Nüüd, nagu me näeme, siis meie koolitus pidi olema 14. märtsil 2020, aga on alles täna. Siis meie koolituse raames valmib selline tööleht, kus siis on lisaks 2 väikest ülesannet, kus siis õpilane saab oma teadmisi põhimõtteliselt kontrollida. Ehk ta sisestab oma vastuse siia ja saab siis vaadata, et kuidas siis tal arvutamine läheb. Need 2 ülesannet on põhimõtteliselt nobedatele või siis nendele, kellele teema väga huvi pakub. Meie vaatleme põhiliselt oma tööd kuni nupuni uued andmed. Nii, ma panen selle akna praegu alla. Ja mul on siis siin kõrval lahti võetud siis GeoGebra 5 versioon offline'is. See on minu lemmikversioon, kus mina siis toimetan. Ja kõrvalaknas on siis lahti võetud juhend. Et näeksite paralleelselt nii juhendit kui ka siis seda toimetamist, et mis siis juhtuma hakkab. Siin kõigepealt me tegeleme selle esimese alaga, esimese punktiga. Tuleme siia graafikaalale, teeme parema hiireklõpsu ja võtame graafika vaate. Ja määrame ära siit X-teljele, et näidatakse ainult positiivne suund. Siit võtame tähisse ära ja ühikuks kirjutame punktarv. Siis
siis on näha 5. arv, 10. arv, 15. arv. Telgedel kohe need vastavad väärtused siis muutusid. Võtame Y-telje, võtame siin ka, et ainult positiivne suund on näha. Kustutame samamoodi tähisse ära. Ja ühikut me sinna ei kirjuta. Nüüd aga, kuna meil on arvud väärtuses 0 kuni 100, aga siin me näeme 0 kuni 20 põhimõtteliselt, siis kui me hoiame kontrollklahvi all ja vasakut hiirt all hoides, me saame liigutada siin seda X-telge. Ma liigutan selliseks, et oleks näha, vabandust, täpselt telje pealt kinni võtta, et oleks siis näha 1 kuni 5 arvu ja siin lohistan koomale. Nii, täpselt haarata, et oleks näha 0 kuni 100, sest minu arvud võivad olla kuni 100-ni. Nüüd liigume järgmise punkti juurde. Siin me hakkame looma liugureid. Igale arvu jaoks üks liugur. Tuleme siia, nagu siin juhendis on näha, selline nupp, sealt saame liugurid. Teeme selle nupu aktiivseks. Klõpsame kohe umbes selle koha peal, kuhu ma tahan teda tulevikus ka jätta. Ja seadistame nii, et oleks täisarv, juhuslik täisarv ja väärtused oleksid 0 kuni 100-ni, kasvu jätame 1. Vajutame OK, tekkis liugur N. Siin all uus klõps, meil on endiselt liuguri nupp aktiivne. Võtame täisarv, juhuslik, jälle väärtused 0 kuni 100-ni. Nii. Jäi alle siis jalgne arv, nii. Ja kolmas arv, jälle täisarv. Ja väärtused 0 kuni 100-ni. Neljanda arvu jaoks ka. Ja viienda arvu jaoks ka. Nii. Nüüd, kui ma tahan neid natukene kujundada, siis paigutada ma saan ümber, kui ma teen parema hiire klõpsu ja siis ma saan teda lohistada. Aga ma võin ka võtta parem hiire klõpsu omadused ja siis siin ma saan määrata talle joone stiili. Ehk kui ma siit, see on joone pikkus põhimõtteliselt, eks ole, või see laius siit, määran näiteks 100 ja vajutan Enter, siis on joone laius 100. Kui ma tahan mitmel objektil korraga midagi määrata, siis ma hoian kontrollklahvi all ja siis siit algebra vaatest valin need objektid välja. Ja siis ma saan kõigile korraga öelda, et joone stiiliks oleks laius 100. Et ma ei pea siis neid ükshaaval hakkama muutma. Värvi ma praegust ei muuda. Nii nagu te nägite, et olid erinevad värvid, siis ma need muudan alles hiljem, kui mul on muud elemendid ka lisatud, mida ma siis tahan ühte sama värvi värvida. Nii. Me saame liikuda kolmanda punkti juurde. Ehk iga liuguri jaoks teeme sisendvälja siia arvu alla, ehk seda arvu oleks võimalik ka siis sisendvälja abil sisestada või muuta. Selleks, et see sisendväli ja see liugur oleks omavahel seotud, siis võtame siit sisendvälja. Ma klõpsan jälle enam-vähem selle koha peale, kuhu ma teda tahan asetada. Pealdis ei ole praegu oluline, sest et me nagunii kustutame selle pealdise ära. Ja lingitud objekt, nüüd ma tahan, et oleks seotud selle sama liuguriga, siis ma valin, et see lingitud objekt oleks sellega seotud.
Tegelikult ma ei taha, et oleks lingitud n-iga, sellepärast et GeoGebra järjestab nad tähestilikuliselt ja n jääb siia viimaseks. Ma valin hoopis esimesele arvule, et oleks lingitud liuguriga i. Ja et mul meelest ära ei lähe, ma kohe lohistan n-i siia alla, et ta oleks viimane siis arvudest. Nüüd lisame sisendvälja teise arvu jaoks. Lingime siis liuguriga j. Kolmanda arvu jaoks lingime siis kolmanda liuguriga k. Neljanda arvu jaoks liuguriga l. Ja viienda arvu jaoks lingime siis selle sisendvälja liuguriga n. Nüüd võtame paremõirja klõpsu ja omadused, siis me saame siit omadused, sisendvälja omadused ja me muudame ära selle, et me esiteks võtame ära tähisse näitamise ja stiilist ütleme, et ta oleks 3 ühikut pikk. Ja nüüd ta on umbes täpselt siin all. Kui ma tahan, saan paremat hiirt all hoides lohistada teda omale vajaliku kohta. Järgmine tekstiväli jälle, et oleks 3 ühikut pikk ja üldisest võtame siis tähisse näitamise maha ja lohistame ta jälle siia umbes paika. Kolmas tekstiväli, tähisse näitamine maha, stiilist jälle, et 3 ühikut pikk ja lohistame ta jälle siia enam-vähem paika. Neljas tekstiväli. Ja sama protseduur siis ka viimase arvu jaoks. Nii. Nüüd meil on põhimõtteliselt see 3. punkt tehtud. Võime siis liikuda edasi. Nüüd rullides me näeme, et see taust meil rullib, aga need ei liikunud kaasa. Nende jaoks on siis, kui sa tahad, et ta liiguks kaasa, on siin see knopka märk, näed, nüüd ta liigub kaasa. Ja kui sa ei taha, et ta liigub kaasa, siis tuleb niimoodi valida. Et see kõik sõltub paljuski sellest, et kuidas sa tahad, et mida laps saab liigutada ja mida laps ei saa liigutada. Nii, liigume siis 4. punkti juurde, milleks on siis lõikude loomine. Nende lõikude loomiseks tuled siia alla sisend reale ja trükid lõik. Ja põhimõtteliselt ta kohe aitab sind, et kas sa tahad 2 punkti abil lõiku või punkt ja pikkus. Meil on siis 2 punkti abil. Ja esimeseks punktiks on siis üks ja 0. Ei, 1,0 peab siia panema. Ja teiseks punktiks on siis punkt 1 ja selle teise väärtuse saab ta siis liugurilt i. Mina panin kogemata joti, nii i. Vajutame enter. Ja ma sain praegust vea teate ja kogemata olin ma sellele teisele punktile unustanud panna sulud. Nii, paneme sulud. Ja kui kõik on õige, siis see punkt, mitte punkt, vaid lõik siia tekkis. Proovime, liigutame liugurit. No, ilusasti muutub see väärtus siin all. Me näeme seda väärtust siin
ja samas on siin näha, et kõik on omavahel kooskõlas. Nüüd, kui me hakkame sisestama järgmist lõiku, siis ma võin siia hakata trükkima uuesti, aga ma võin ka võtta siit taga need 2 noolt ja kui ma siit valin, siis ma saan omale eelnevaid käske kasutada. Ja nagu sa märkad, siis siin ei ole mitte midagi suurt muud, kui siin on vaja 2 panna, siia 2 ja siia 1 või mitte 1, vaid J. Ja hästi kiiresti muutes oma eelmist sisestust saame me omale uue vajaliku objekti mugavalt lisatud. Ja jälle muudan vaid neid elemente, mis on mul vaja. Peale J tuli liugur kõh. Vajutan Enter. Ja tegelikult saan selle sama asja lahti mitte siit tagant nende nooltele klõpsates, vaid nooleklahv ülesse annab mulle täpselt sama asja. Ehk klaviatuuri pealt nooleklahv ülesse. Ja jälle liigun sinna, kus ma tahan muutuseid teha. Teen muutused, vajutan Enter. Nooleklahv ülesse. Ja muudan jälle ära need, mis ma tahan muuta. Nii, ja Enter. Ja nüüd on meil olemas iga joone jaoks siis vastav kujutav lõik graafikul. Ja? Nii. Saame minna 5. punkti juurde. Ja 5. on siis ühtsete värvide kujundamine. Siin on näha, et mul on näha ka tekstiväli. Me vaatame siis seda algebra vaadet ja kohendame ta endale meeldivamaks. Siin ma saan peita seda seadistust ja näidata. Võtame peidust välja. Siin me saame siis vaadata, et kuidas me sordime, kas me näitame väärtuskirjeldust või definitsiooni, siis kas me vaatame konstruktsiooni järjekorras või objekti tüübi kaupa ja siis kas me näitame ka selliseid asju, nagu siin on tekstiväli 1, tekstiväli 2. Minule meeldib selline järjestus. Siin on IJKLN, siis on lõigud ja tekstiväljad. Ja nüüd me läheme siis toimetama selliselt, et me tahame liuguri I, ma hoian kontrollklahvi nüüd all, lõiku F ja tekstiväli 1, kõik kujundada ühe ja sama värviga. Ehk siin on see sama koht, eks ole. Ja ma valin omale meeldiva värvi. Siin on näide nüüd viimase näitega, kus me on liugur N-iga, aga meie hetkel oleme siis esimese näite juures. Ja? Võtame värv ja valime siis punase värvi. Nii. Nüüd teeme järgmise valiku. Valime J, valime teise lõigu, teise tekstivälja ja valime värviks orange. Ja näete, kohe jälle kõik muutuvad siin, eks ole. Võtame kolmandad valikud. Hoian jälle valides kontrollklahvi all. Ja kolmandaks värviks on meil võetud roheline. Võtame rohelisena. See neoonroheline võib olla raskesti loetav. Selle tõttu on võib-olla mõistlik valida siit hoopis mingisugune roheline, mis on kergemini loetav. Et ei kao ära siin see teksti arusaamine. Võtame neljandad valikud ja valime värviks sinise ja viiendatele valikutele siis värviks lilla. Nii. Tehtud.
Nüüd me saame liikuda 6. ülesande juurde. Ja meil hakkab küll teine lehekülg valmis saama, aga ma märkan seda, et tüüpiliselt igasugusele toimetamisele olen ma unustanud igasuguse salvestamise. Ehk ma olen küll päris alguses pannud failile nime, aga vahepeal tasuks ikkagi salvestada, mis ma olen toimetanud. See on selline tüüpiline olukord, kus midagi hingega teed, oled asja kallal ja salvestamine ununeb sootuks. Nii. Nüüd 6. punkt. Siin hakkame me lisama tekste. Esimene tekst on siis juhend õpilasele. Ehk mida ta peaks siis tegema? Teksti lisamiseks leiame me siit selle nupu, mille peal on ABC. Klõpsame jälle enam-vähem seal, kuhu see tekst tuleb ja trükime siia teksti, mida me soovime. Nii. Tekst on lisatud. Nüüd, kui ma tahan reavahetusi teha mingis kohas, siis ma võin tulla siia koha peale, vajutada Enter ja siis ma näen siin all eelvaates, kuidas ta välja näeb. Ütlen OK. Nüüd on jälle see liigutamise koht, et kui ma rullin, siis kas ma tahan, et tekst liiguks või ei liiguks. Ma saan seda siit muuta. Vabandust, hakkasin uut teksti kujundama. Saan muuta nii, et rullides siis tekst kaasa ei rulli ja ma saan seda teksti liigutada. Kui ma tahan ka liigutamist kinni panna ehk muuta nii, et ei oleks võimalik liigutada, siis panen siit fikseeri objekt. Nüüd tekstis ma võtan, et oleks medium tekst ja kui on medium tekst, siis ma näen, et see jookseb nagu siia serva peale. See kõik on nüüd kujundamise küsimus, et ma saan ju tõsta seda, neid graafika osa kõrvale ja siis ma pean kõik need pesad siit ka järjest järgi tõstma või siis ma lepin sellega, et valime, et tekst oleks väike ja siis ta mahub siia ära. See kujundamine on siis mõistlik igal ühel vastavalt maitsele toimetada. Nii, liigume edasi. Meil on 2 lehekülge toimetatud. Jõuame 3. lehekülje peale. Ja siin on siis 7. punkt, räägib meile jälle teksti lisamisest. Ja seda teksti siis lisame siis väikese juhendi jaoks. Tegelikult on niimoodi, et ma saan siit ka võtta PDF-i dokumendis Ctrl+C, võtan teksti, vajutan siis kuskil ekraanil peal ja Ctrl+V-ga kleebin selle teksti. Et ma ei pea tegelikult seda kõike ise trükkima. Vajutan OK ja tekst on olemas. Ja jälle saan siis vastavalt siis teda lohistada ja öelda, kas ta on suurem, väiksem, jämedasse kirja, kaldkirja ja kas ta on jälle siis rullides kaasa lohisev element või mitte. Nii, ma tõstan siit selle märgistuse siia tagasi. Läheme 8. punkti juurde. Kui siin on jälle see valemi trükkimine, ma võin ju võtta siit copy-paste
aga me teeme praegu selle sammhaaval läbi, sest et copy-paste võtmine on kõige lihtsam. Aga kui ma tahan seda selgeks saada, siis on mõistlik teha ta esialgu vähemalt sammhaaval. Valime teksti, klõpsame meeldiva koha peal ja nüüd, kui ma tahan LaTeXi avaldist sisestama hakata, ehk me tahame hakata sisestama seda valemit, üldvalemit aritmeetilise keskmise leidmiseks, siis ma panen siia LaTeXi ette linnukese. Ja nüüd hakkan kirjutama. Esimene asi, mis ma tahan, oleks kohe, et mul on X kaetud. Ja? Valin siis siit sümbolid ja võin siit otsida. Aga tegelikult siit LaTeXi avaldistest liikudes allapoole me näeme, et see on täiesti olemas. Kaetud X. Läheme edasi, võrdub. Nüüd me tahame murrujoont. Võtame jälle siit. Murrud AB-endikku. Nimetajasse tahame me trükkida N-i, seda tähendab kustutame B ära, paneme N-i. Lugejasse tahame me panna natukene rohkem. Ma sisestan siia rea tühikuid, mis tegelikkuses mitte midagi ei muuda. Nad ei ole siin all tühikutena. Tühiku lisamiseks on vaja võtta siit sümbol ja siit tühiruut, siis ta lisab tühiku. Aga niisama klaviatuuri pealt tühikuid lisades ta ei lisa siia vaatesse tühikut. Nii, ja mis me tahame siis sinna kirjutada? Me tahame kirjutada, et esimene liidetav pluss teine liidetav pluss kuni siis n-is liidetav, ja? Võtame siit jälle, ei mitte siit, alaindeksiga x-i ja alaindeksiks paneme siis siia 1. Paneme plussi. Mina võin siia suuremana vahe jätta, mitu tühikut, aga siin ta ei näita seda. Ja võtan jälle x alaindeksiga a. Paneme siia 2. Paneme jälle plussi. Ja nüüd paneme 3 punkti. Pluss. Ja võtame jälle x alaindeksiga, aga nüüd paneme alaindeksiks n-i. Nii. Olemas. Ma panen selle siit kinni. Natukene tüütu. Nii. Siin saame jälle toimetada, tõsta, kuhu meile meeldib tõsta oma teksti. Ja meil on üldkuju leidmise või keskmise leidmiseks üldkujul valem sisestatud. Nüüd läheb natukene siukseks huvitavamaks. Nüüd me läheme loendi loomise juurde. Loeme loendi, mille elementideks on siis meie arvud. Selleks tuleme sisendreale. Kasutame loogsulge ja trükime siis komadega. Nii et on liuguri, koma, jott, koma, k, koma, l, koma, n. Ja nii kui me enterit vajutame, tekkis loend L1 siin. Ja loendi elementideks on siis meie arvud. Ja? Järgmisena määrame me ära liuguri abil, et mitut elementi või mitut arvu me siis parasjagu uurime. Selleks valime siit jälle liuguri. Klõpsame siis umbes sellel alal, kuhu me tahame, et see liugur tekiks. Ja siis määrame ära, et miinimumarv oleks 2. Maksimumarv, kuna meil on 5 ja kasuks ütleme 1.
ja tähis võib meil hetkel jääda samaks. Ütleme okei. Meil tekkis siia liugur A, millel siis on väärtused. Nii. Nii. Saan väärtusi muuta. 2, 3, 4 ja 5. Hetkel on näha, et kui ma liugurit liigutan, ei juhtu mitte midagi. Sellega me tegeleme natukese aja pärast. Kõigepealt me võtame siin omadused lahti ja lisame üldises pealdisesse, et muuda liidetavate arvu siin. Ja ütleme, et ta näiteks hoopis pealdist. Nüüd ei näita ta meile mitte siia A-d, ei näita A2, võime ka panna pealdis ja väärtus, aga hetkel minule meeldib siin koha peal, et ta näitaks ainult pealdist. Ja siis ma saan mu liuguriga liikudes siin muuta liidetavate arvu. Samas me näeme, et jätkuvalt hetkel siin ta ei peida mitte midagi. Ja? Me lihtsalt panime pealdise ja muutsime hetkel ära. Läheme edasi. Me tuleme selle juurde tagasi, kus me muudame ära, et mida ta siis näitab ja mis tingimustel ta näitab. Ja läheme 11. punkti juurde. Siin on siis summa leidmine ja leiame siis juhuslikult valitud siis 2 kuni 5 arvu summa. Ja selleks tuleme siia reale, trükime summa. Nüüd ta küsib jälle, et millist summat ma tahan kasutada, ta aitab, pakub enda versioonid välja ja mina ütlen, et loendi L1, mis me just värskelt lõime siin. Ja nüüd ta küsib mitme elemendi summat. Mina ütlen siia elementide arvuks, võt täpselt selle väärtuse, mis on selle liuguri väärtus ja see on A, eks ole. Siis kui liuguri väärtus on parasjagu 2, siis ta leiab 2 arvu summa siin. Paneme siia 2, siis ta leiab 2 arvu summa, 2 esimese. Ja kui on 3, leiab ta 3 arvu summa. Ja kui on 4, siis leiab ta 4 arvu summa ja 5 arvu summa, vastavalt siis A väärtusele. Nii. Liigume edasi. Ja nüüd me hakkame looma tekste. Me loome erinevad tekstid. Kõigepealt teksti, et kui A on 5, kui A on 4, kui A on 3, kui A on 2. Ja siis 13. punktis me loeme teksti, mis siis vastavalt A väärtusele võtab sisuks siis varem valmis tehtud teksti meil. Nii tore oleks, kui saaks seda kuidagi kiiremini ja lihtsamalt teha, aga mina ei ole seda avastanud. Selleks on natukene siis sellist trikitamist. Võtame selle teksti. Ma tahan, et ta kuvaks selle valemi rakendamise siia kõrvale, siis ma klõpsan siia ja läheb siis teksti sisestamiseks. Nagu sa näed, siis esimene on juhendis pandud piltscreeniga mul ja teised on siis lihtsalt sammhaaval. Siin on ka näidatud ära see, et kuidas värvida 26 punaseks. See värvimise koht on siin red ja siis see värv lõpeb ära ja jälle orange ja järgmine värv. Seda siit kopeerida ei ole enam niivõrd mugav, sest et see, mis on siin kasti sees, see on lisatud elemendina ja seda ta kopeerides ei võta või mitte elemendina, vaid objektina. No proovime. Alustame jälle siis LaTeX avaldist. Võtame jälle siis siit
X kaetud, võrdusmärk ja meil on nüüd vaja murdu. Võtame murru ja nimetajasse läheb meil siis A väärtus. Et seda me saame kohe, me valime siit objekti ja A. Ja nüüd me näeme, et siin on A, aga siin all on 3. Ja objektiga ongi, et ta näitab kohe selle A väärtus siis siia, mis ma siin olen valinud, et mitu liidetavat on. Nii palju saab teda kohe dünaamiliseks teha seda teksti. Küll nüüd siia ülesse ma esialgu panen kõik liidetavad, valime siit. Esimene liidetav oli I ehk 17. Kui ma tahan nüüd, et ta oleks punast värvi, siis ma pean tulema siia ette. Ma näitan, kus ma olen, mõlemad siin. Ja kui ma panen landscape'u ja kirjutan siia red, siis ma vajan veel selleks, et kui ma tahan, et tervet seda 17 siia punaseks, siis ma pean alustama looksulge. Hetkel on tal nagu viga. Ma näitan, ma tulin nüüd siia selle I taha ja ma lisan järgmise looksulu, kinnitava looksulu ja palun väga. Mul on nüüd see I väärtus all punases kirjas. Ma lisan neid tühikuid ainult, nagu sa märkad, siis siia alla tühikuid jälle ei teki. Ma lisan neid tühikuid lihtsalt sellepärast, et mul endal oleks siis visuaalselt parem näha. Lisame plussmärgi. Ja nüüd on järgmine liidetav. Võtame objekti ja see oli jott. Nüüd me tahame jotti, et see oleks orange. Täpselt samad sammud. Landscape. Kirjutame orange, nurksulg, või mitte nurksulg, vaid looksulg ja taha ka looksulg. Nüüd kolmas liidetav on meil ka. Ma panen liidetavad ära ja siis tegelen nende värvimistega. Nii, tuleme siia. Kõh oli meil roheline. Tegelikult olengi ma värvid valinud selle järgi, et nad oleksid, et ma ei ole võtnud hele punast või midagi sellist, et nad oleksid ühe sõnaga defineeritud. Nii, roheline. Siis tuleb meil sinine. Peale sinist tuleb, kohe vaatan, lilla oli purple. Nii. Nüüd on see esimene murd valmis. Paneme võrdusmärgi. Aha, ma panin võrdusmärgi siia murrujoone peale. Aga ma tahan seda võrdusmärki panna hoopis siia taha. Murrujoone taha, eks ole. Mitte murrujoone peale. Kustutame siit üleliigsed tühikuid ära. Nii, ja tuleme siia lõppu. Ja nüüd ma sisestan uue murru, mille nimetajasse jälle lisan A. Ja ülesse nüüd panen selle B ehk selle väärtuse, selle summa, eks ole, nende liikmete summa. Nii, 95/3. Ja siia ma värve ei lisa, sest see on juba, ei ole konkreetsed arvud, vaid et on nende summa.
Ja nüüd viimasele kohale ma siis leian siin B-aandikku ehk ma teen selle jagamistehte ära. Ja selleks ma võtan, vahet ei ole kumma, kas element A või element B, tulen siia sisse ja täiendan või kirjutan siia sisse, mis ma tahan siis, eks ole. Ilusasti, B-andiku, vabandust. See annab loomulikult 1, võtan B-andiku. Nii, ja kui ma olen sellega rahul, vajutan ma OK. Sama peab tegema nüüd ka selle jaoks, et kui meil on 4 liidetavat, kui meil on 3 liidetavat ja kui meil on 2 liidetavat. Dünaamiliseks saab teha seda alumist osa, ehk mitu liidetavat meil on, aga seda, et kuidas teha dünaamiliseks seda ülemist osa, ei ole mina veel GeoGebra juhendites kohanud. Seetõttu nüüd toimetame siis need teised ka ära. Võtame jälle teksti. Küpsen siia samma peale, sest pärast me need tekstid jälle peidame ja toimetame jälle täpselt samamoodi. Ja kogu aeg ma saan ennast kontrollida mingites sammudes, et kas mul läks midagi õigesti või valesti. Viimati ma panin siia kantsulud ja ma kohe nägin, et mul see vaade ei läinud korda. Ja siis ma teadsin, et ma pean kiiresti viga otsima ja nägin, et ma olin siia pannud kantsulu. Nii, olemas. Nüüd siia lõppu kujundame jälle sarnaseks. Võtame jälle uue murru. Nimetajasse jälle A, lugejasse B ja lõppu siis B jagatud A-ga. Nii. See oli nüüd 4 liidetavaga. Nüüd paneme 3 liidetavaga.
ja siis veel 2 liidetavaga. Nii. Ja nüüd me saame vaadata. Ma võin nad siit lahti tõsta. Et kui ma siit muudan liidetavate arvu, siis näete dünaamiliselt kohe see nimetaja meil muutub. Need summad ka muutuvad ja lõpptulemus ka muutub. Aga vot just see liidetavate arvu muutmine on omaette peapesu. Aga sellest me trikitamegi kohe järgmises kohas mööda. Aga selleks neid meil siin enam tegelikult vaja ei ole. Me võime nad peita. Ja kõige kiiremini peitmine on siit teksti eest. Neid tekste me lastele ei kuva. Nii. Erime siit juhendit ka natukene edasi. Ja me jõudsime 13. punkti juurde. Ehk nüüd me loome teksti, mille sisu sõltub siis A-väärtusest. Nii, selleks võtame jälle teksti, klõpsame siia. Ja nüüd, nagu sa näed, siis see tekst on mul siin ka juhendis kasti sees, see tähendab, et ta on nagu objekt. Ma panin praegu suvalise objekti ja tulen siia sisse ja trükin hoopis siia tingimused. Ehk kui ta praegust viskab kohe all mulle errorit, et midagi on valesti, kontrolli sisendit, aga ma ei tee sellest välja, sest ma tean, et mul läheb kõik korda siis, kui ma olen oma tingimused kõik ilusasti siia ära sisestanud. Kui A, ja nüüd sa näed, siin on võrdub ja küsimärk, et kui A võrdub 5-ga, me saame selle sümbolitest, kohe otsime ülesse, üldisel on siin see märk, kui A võrdub 5-ga, siis näitaks ta tekst 4. Tekst 4. Jah. Koma. Kui. Ja jälle alustame uut tingimust. A võrdub meil 4-ga, siis tekst 5. Ja kui A võrdub meil, A võrdub meil 3-ga, siis tekst 6 ja kui mitte millegagi eelnevast ta pole võrdne, siis tekst 7. Ja nüüd peame täpselt õige arvu sulge kinni panema ja nii kui mul on õige arv sulge kinni, siis ta näitab mulle all teksti. Huvitav, ta praegust ei näita mulle seda nii, nagu ma ootaksin. Aga ma panen OK ja vaatame, mis juhtub. Ahaa, näitabki mulle midagi kummalist. Võtame uuesti lahti ja otsime viga. Mul ei ole pandud LaTeX avaldis sisse.
Vot see on nüüd hea õppekoht. Hajameelsusviga, mida ei tohiks teha, aga ma ei hakka seda välja lõikama, sest see on üks oluline koht, et kui sa omast arust teed kõik õigesti ja jääd mõtlema, et mis on, otsid vead üle, käid kiiresti kõik mõttes läbi, sa tead, et sa oled kõik õigesti teinud, aga GeoGebras on sellised toredad pisiasjad, mis määravad väga palju. Näiteks seesama LaTeXi avaldis. Kui ma võtan LaTeXi avaldiselt linnukene ära, siis ta näitab mulle koodi. Kui ma ütlen, et see on LaTeXi avaldis, siis ta ilusasti saab aru, mis mul seal koodi all kirjas on, ehk mida ma koodiga ütlen. Ja see on üks selline oluline koht. Seetõttu ei hakka mina seda ka siit praegust videost välja lõikama ja jääb siia täpselt nii ehedalt sisse, nagu see minul juhtus. Ehk vajasin siis mõnda hetke mõttepausi, et seda viga üles leida. Nüüd aga vaatame, liigutame liugurit ja vaatame, nägid? Kui on 2 liidetavat, näitab ta täpselt mulle seda teksti. On 3 liidetavat, näitab kohe seda õiget teksti, 4 liidetavat näitab 4 liidetavatega teksti ja 5 liidetavat puhul siis näitab mulle jälle õigesti. Ma muudan siin vahepeal ka arvude väärtusi, siis on näha, et nii kui ma siin muudan, siis kõik muutub, siin muutub ja siin ka. Väga tore. Jälle väike salvestamise hetk, sest et loomulikult kohe tuleb salvestamine kiiremini meelde, kui sul juhtub mingisugune vimka ja viperus, siis tuleb meelde, et mõistlik on üsna tihti salvestada. Nii, me oleme oma juhendi 4. leheküljel, mis on meil ka siis viimaseks leheküljeks. Me tegime ära 13. punkti just. Nüüd me läheme 14. punkti juurde. Ja 14. punktis me tegeleme siis selle keskmise näitamisega siin joondiagrammil. Me loome siia lõigu ja me võime seda teha ka seekord väga laiselt. Nii, märgistan ära. Võtan Ctrl+C, tulen sisendreale, ütlen Ctrl+V ja Enter. Ja automaatselt on mul lõik valmis. Kui ma tahan nüüd talle pealdist lisada, siis ma näen, et mul on siin omaduses automaatselt see lõik kuu näha, kirjutan pealdise, pealdiseks keskmine. Ütlen siit samamoodi jälle, et ta näitaks pealdist. Ja järgnevaks loome kiire. Seda halliks muutmist ma võin teha kas nüüd kohe või siis pärast need kõik objektid koos. Loomulikult ma võin ka teha seda, et ma tulen siia värv ja jätan meelde, et ma võtan näiteks ülevalt 3. halli. Ja siis igal korral võtan ülevalt 3. halli, kui ma hakkan edasi toimetama. Või siis, nagu enne me tegime, et märgistasime mitu objekti korraga ja siis muutsime. Nii, kiire juurde. Kiir alguspunkti ja punktiga. Aga me võime tegelikult siin jälle olla laisad ja kasutada Ctrl+C, Ctrl+V. Siin kiiresti muudame jälle värvi ära. Ja nüüd on näha, et nad on mul hetkel mõlemad korraga näha. On see lõik näha ja see kiir näha. Selleks me tuleme siia punkti C juurde ja loome märkeruudu, mis siis vastavalt näitab siis kas ühte või teist. Ja selle märkeruudu loome siia 6. arvu alla. Võtame märkeruudu. Lõpsame siia alla. Pealdist me ei pea lisama, sest et me ei näita seda. Lingitud objekti, kui me ka kohe ei lisa, siis me võime muidugi kohe lisada temma, kumma me siit lingime, aga me võime öelda lihtsalt rakenda. Ja meile tuli siia märkeruut C. Nii, parema hiireklõpsuga saan teda lohistada sinna, kuhu ma tahan. Ja kui ma praegust vajutan tema peal, siis ei muutu mitte midagi.
tuleme selle märkeruudu peale, võtame omadused, kui sul vahepeal on see omaduste kast siit eest ära läinud. Ja üldisest valime jälle, et näita objekti. Ahaa, ma võtsin arvu, ma tahtsin märke seda näita tähist, võtame ära. Ehk tõeväärtust C-l me tähis siis ei näita, on lihtsalt see märkekast. Nüüd aga me läheme hoopis siia lõigu omadustesse. Võtame lõigu ja nüüd on siin lisavõimalused ja tingimus, millal siis objekti näidatakse või ei näidata. Ja mina kirjutan siia, et sellisel juhul, kui C, nüüd ma pean sikutama natukene laiemaks, sest et siit tagant ei tule muidu see valik hästi välja. Ja siit me saame siis võtta ei võrdu või siis võrdub, et kumba me tahame kasutada. Ma vaatan kohe, mis ma juhendi järgi valisin, kuid see ei võrdu nulliga. Võtsime sellise versiooni, kohe kontrollime ka. Kas nii? Enter. Nii, töötab jah. Ehk kui märkeruudukene on sees, siis on lõik näha, märkeruudukene väljas, on lõik kadunud. Nüüd tuleme siia kiire objektidesse, võtame jälle omadustest lisavõimalused ja paneme, et kui C võrdub nulliga. Ja jälle katsetame siin. Nii. Nii, üks ja teine. Aga nüüd ma näen seda, et mul on siin ilusasti sõna keskmine, aga kiirele jäi siis siia R. See tähendab, et kiire omadustest peaksin tulema siia tagasi, ütlema samamoodi pealdiseks keskmine ja et ta näitaks siis pealdist. Siis on nad lihtsalt ühtemoodi, et siin on keskmine. No ja siin on keskmine. Millegipärast see märkeruudu. Selle teksti välja mõjuala on kuidagi vahetevahel, et ta ei toimi. Nii, üsna tublisti oleme jõudnud nüüd 15. punktini. Ja nagu sa näed, on meil 3 viimast punkti. Nii. Ja me hakkame nüüd tegelema sellega, et mis hetkel ja kuna siis me näitame vastavaid lõike ja arve, sest et kui ma olen ju siit valinud, et mul on 2 liidetavat, siis ma pean ära peitma selle rohelise, sinise ja lilla. Kuid nüüd, kui ma neid peitma hakkan, siis ma pean rahulikult nagu mõtlema, et ma õigel hetkel peidan õige asja. Tuleme järjest suuremast väiksemaks. Ja? Ehk näiteks võtame siis ette lõigu põh. Lõik põh on meil siit. Me võime neid objekte valida ka siin graafika vaatel klõpsates või siis algebra vaatel klõpsates. Ja kui ma tahan jälle mitmele objektile ühesugust tingimust lisada, siis ma hoian kontrolli all, ehk ma valin mitu objekti korraga. Lõik põh, arv n ja tekstiväli siin all 5. Ja nüüd ma võtan siit
Nii, vaatame, kas ma saan korraga võtta omadused, lisavõimalused ja tingimus, kuna objekti näidatakse. Ja mina tahan öelda tingimuseks, et siis kui A on suurem või võrdne 5-ga. Ehk kui meil on 5 liidetavat, eks ole. Enter ja näegid, kuna mulle hetkel on 2 liidetavat, siis kadus see siit kohe ära. Nüüd ma tahan jälle tingimused öelda järgmistele. Arvule L, lõigule M ja tekstiväljale 4. Ja kuna meil on tegelikult need tekstiväljad ja arvud juba ühte värvi värvitud, siis on mul neid mugav nagu värvi järgi ka siit valida. Ja jälle tingimus, kuna ma neid näitan, ja ma näitan, et sellisel juhul, kui on A kas 4 või 4 suurem. Ja järgmiseid arve ja objekte. Nii, hoidsin Shifti kogemata all kontrolli asemel. Neid järgmiseid siis vastavalt tahan ma näidata siis, kui A on siis suurem või võrdne 3-ga. Nii, kontrollime. Kui ma siit nüüd liuguriga liigutan, tulid 3. arvud välja. Võtame 4. Tulid 4. arvud ja neile vastavad lõigud ja välja ja 5. ka. Nii. Nüüd meil on aeg lisada nuppu. Ja me lisame seekord hästi lihtsa nupu, kus kirjutame pealdiseks uued andmed. Ja skripti kirjutame värskenda konstruktsiooni. Ja ütleme okei. Ja nupuga on nüüd küll see tore asi, et on mõistlik teada, et vaata, kui ma nüüd vajutan siia, tundub nagu nupp ei töötaks. Aga paneme siit omadused kinni ja vajutame nüüd, siis nupp töötab väga hästi. Ehk kui omadused on lahti, siis nupp ei tööta. Ja see on minul olnud kõikide nuppudega nii. Nii. Nüüd 17. punkt ehk viimane punkt on lihtsalt kujundamise kohta. Kuna meil on siin veel i-d näha ja siin on f-id ja g-d ja h-d ehk paljud nimetused, mis ei ole üldse olulised antud hetkel, siis need on mõistlik ära peita. Võtame jälle omadused lahti. Üldisest jälle tähisse näitamise maha. Eks ole. Samas ma võin jätta siia väärtuse. Liuguritele vähemalt väärtuse jätta. Et siis on ilusasti näha, mis väärtuses või kui suur see arv hetkel meil on. Nii, liugurid said kõik väärtused ja lõigud mina võtaksin üldse tähisse näitamise maha. Kuna siin all vastav väärtus on olemas, siis ei ole mõtet väärtust jätta. Hopla. Olemas. Nüüd on küsimus ainult disainis ja kujunduses, et kas sa tahad midagi lohistada uude asukohta, kas sa tahad midagi siin veel muuta, teksti suuremaks, väiksemaks, kontrollida, et vaata näed rullides, ma näen, et need valemid ka liiguvad, siis ma saan muuta, et nad ei liigu. Samas õpilane saab seda teha, et ta tuleb, peidab selle valemi ära. Selle vastu saab jälle abi, et paned lukku, siis näed nüüd vasaku hiirega liigutades ei saa teda kuskile ära peita. Ehk tasub mõni hetk ja mõni samm ette mõelda, kuidas mille moel, kellele sa seda kasutamiseks annad. Rohkem siin selle koha peal ei räägiks. Sa näed, juhendis läheb edasi. Viimasel real on see, et kohenda see vastavalt temperatuurile. Ehk siin on vihje sellele, et sa ei pea alati hakkama uut asja nullist looma. Kui sul on mingi põhi juba olemas ja sa tead, kuidas, mis asi mida muudab, siis sa saad lihtsalt olemasolevat uuesti reneimimisega siis salvestada ja siis muuta
teatud tingimusi, et sa ei pea hakkama nullist oma faili uuesti looma. Ja siin edasi sa näed, on üks A4 on siis esimesele lisaülesandele ja teine A4 siin all on teisele lisaülesandele. Aga selles videos me neid praegu siin ei vaata. Ilusat pusimist!